Player. 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 Nii, tere tulemast tagasi, käes on teine episood, kuidas teil läheb? Minul läheb näiteks väga hästi. Või no, alati saab paremini minna, kuid kurta ei tohiks. Kohe alguses esimese asjana ma pean saama hingelt ära selle. Ma pean kuskil seda kellelegi ütlema, sest Elroni ma võin ka sellele probleemi tekitajale ma olen kirjutanud, kuid vastust pole saanud. Nimelt, probleemiks või probleemi tekitajaks on siis Elron ning just nende teenustega seotud. Nii. Kõigepealt ma ütlen kohe ära. Ei ole mul nende rongide vastu midagi, täiesti mugavad, täiesti mõnusad ja uued näevad välja puhtad, transport kiire, nad on õigel ajal alati õiges kohas ja teenuse kui sellise vastu pole midagi. Kuid küsimus tekib ühe teise asjaga. Alustuseks räägime siis väikse backstory'ga ära, et ma sõidan rongiga põhimõtteliselt 4 korda nädalas kooli ja tagasi. Väga lihtne viis, kuna käid tehnika kõrgkoolis, siis kesklinna vaja sõita peaaegu, no põhimõtteliselt Lillekülasse ning ise elan Nõmmel, siis rong on selleks väga hea lahendus. Nõmmelt Lillekülasse ja pole mitte mingit probleemi, 9 minutit sõitu ja oledki kohal. Pluss, kuna saad registreeritud Tallinna elanikuna, siis on sul see vapustav roheline kaart, mille kunagi Savisaar meile tegi. Ja tänu sellele saad sa selle sõidu veel täitsa tasuta ka, kuna sõidad sa linna piires. Sõidad sa linna piires ära, elu on väga hästi, saad tasuta sõita, saad kooli, saad tagasi, vahest võib-olla ka poodi, kui vaja. Ning probleemi justkui poleks. Ja ega tegelikult ei olegi. Probleem minu jaoks tekib siis, kui see sõit, mida sa ette planeerid, ei piirdu linnasisesega. Ma saan aru, et Elronil on erinevaid liine hästi palju. Küll on neid erinevate linnade vahelisi, külade vahelisi ning ka siis vist väga kaugliine. Tallinn-Tartu liin näiteks või Tallinn-Viljandi või ma täpselt teagi, mis need liinid on. Aga nende liinidel on see, et istud rongi peale, tuleb see kliendi teenindaja, ma annad talle oma kaardid, asjad ja maksad ära. Ja naudid sõitu edasi. Nagu teada, siis üliõpilastele ja pensionäridele ning teatud vanusel lastele on siis mingid soodustused, ülejäänud on siis täishinnaga. Või siis, kui sul on see Elroni enda mingi kaart. Teed selle ära ja sõidad edasi. Rahulikult oma sihtkohta ja lähed maha. Nii, tähelepanu ma pööraksin siin kohal selle juurde, et ma ütlesin, et annad oma kaardid. Just nimelt. Tallinn-Tartu ja linnadavahelistel pikematel kaugliinidel saad sa maksta kaardiga. Kuid kui sa oled nagu mina, kellel on vaja sõita vahest Sauele, sõidad sa tihtipeale sellest linnatsoonist välja, mis siis on Tallinnast ehk siis Balti jaamast kuni Laagrini. Laagri on täpselt seal kaardi peal ka märgistatud niimoodi, et pooleldi. Sealt nagu ühtepidi siis tulles hakkab linn ja teistpidi minnes siis lõpeb linn või see linnatsoon. Kuna aga Saue on Laagrist 2 peatust edasi, vahepeal on Urda ja Urdast edasi Saue. Ehk siis sa pead 2 peatust sõitma linnast väljas. Mis tähendab omakorda seda, et sa enam rohelise kaardiga tasuta ei sõida. Seoses sellega sõidad sa siis, sõidan ma Laagrini ja sealt edasi siis, teoreetiliselt peaksime maksma 2 peatuse eest. Ei tundu, eks on nii väga hull probleem ka. Eriti kuna see summa on, kui sul on isikutena dokument olemas, millega sa tõestad, et sa oled üliõpilane või üleüldse õpilane, siis on selleks summaks 80 senti, kuna see on ainult ühest tsoonist sõitmine ning rohelise kaardi alusel muidugi. Ning muidu siis on täispilet 1.20.
kuna minul ei ole isikaarti praegu hetkel, ma ei tea, miks ma seda teinud ei ole, siis on see sõit kahjuks minu jaoks 1.20. Noh, natuke tobe on mõelda, et sa pead maksma 2 peatuse pärast 1.20. Aga noh, ei ole hullu. See on teoorias. Praktikas on aga hoopis asi niimoodi, et sa istud rongi, mina siis istun Nõmme peatusest rongi ja kuna ma tavaliselt, kuna ma Sauel lähen, pean kõndima siis nii-öelda nagu linna poole tagasi või noh, minu suund tavaliselt linna poole tagasi, siis ma lähen viimases vagunist peale, sest siis mul on sealt kõige perrooni pealt kõige lühem maha minna. Ja lähen ma siis tavaliselt sealt viimasest perroonist peale ning juhtub, et see klienditeenindaja kas just on sealt viimasest perroonist läinud ja hakkab sinna eespoolsematesse kõndima või ta ongi seal kuskil kaugemal ja noh, nad ju alati edasi-tagasi ei liigu, nad vahest ka istuvad või puhkavad korraks, et ju siis ta on kuskil mujal. Nii, sõidad sa siis sõidad edasi, jõuad juba põhimõtteliselt vaikselt Pääskülla, mis on siis enne laagrit, jõuad siis juba laagrisse, ikka kedagi ei ole, jõuad siis juba Urdasse, ikka noh, juba vaikselt hakkad klienditeenindajat nägema, aga kuna Urda peatusest oled juba välja sõitnud, siis mõtled, et noh, et mis ma sinna ikka klienditeenindaja juurde trügima enam hakkan, kui rahvast veel natukene rohkem ka on, sest niikuinii järgmises peatuses lähed juba maha. Ja siis lähen juba vaikselt ukse juurde ning tulebki siis järsku out of the blue tuleb lihtsalt klienditeenindaja selle tagant koputab, et vabandage, et pilet. Siis ma ütlen, et ja tavaliselt see juhtub just, mitte tavaliselt, aga mul on juhtunud niimoodi, et see juhtub täpselt siis, kui peatus hakkab tulema juba ja siis noh, ma olen valmis juba maha minema ja siis ma pean hakkama järsku otsima oma rohelisi kaarte ja seda 1.20 selle pärast, et ma ei ole jõudnud klienditeenindajani ennem ja et oma pilet ära osta. Siinkohal ma saan täitsa aru, et tegelikult see on iga reisi enda kohustus, et tal see pilet olemas oleks, aga samas ma ei hakka mõnda rongi seda taga ka ajama seda klienditeenindajat, sest et kui me kõik seda klienditeenindajat taga ajaksime, siis tekiks tema järele järjekord ning see ju teeks veel hullemaks asju, sellepärast me istume kõik omal kohal ja nagu ma siis, noh, mina istun tavaliselt kõrvalappi peas, nagu ma ka eelmises saates rääkisin. Mina istun tavaliselt kõrvalappi peas täiesti omas mõtetes ja kuna ma enamasti sõidan nagu koolirongiga, siis kui ma pean Sauele sõitma, siis ma tihtipeale unustan ära ka selle, et ma pean pileti ostma. Ja mõnikord on see halvasti kätte maksnud, sellepärast, et mina tavaliselt ei käi sularahaga ringi, mulle meeldib kaardiga maksta või üleüldse, kas siis ülekannetega teha või siis heal juhul kaardiga, sellepärast, et sularaha, ma saan aru küll, et rahakott on selle jaoks mõeldud ja seda sularaha ma võin kanda, seda paberraha, aga neid münte ma tõesti ei viitsi kanda, need võtavad nii palju ruumi ja siis see rahakott on jälle selline paks. Noh, meestel on see probleem tavaliselt, naistel on sellised laiad kuubikukujulised või sellised ristkülikukujulised laiad rahakotid, siin on niisugune eraldi sahtel keskel, kus mündid sisse lähevad ja pole mingit probleemi, aga meestel tavaliselt on sellised kokku pakitud või noh, sellised lähevad keskelt pooleks sellised rahakotid. Ja kui sa selle veel pead sinna kuhugi jope sisetaskusse panema, mis see rahakott on raske, siis ta tirib seda ühte jopet alla poole. Ühesõnaga, tulles tagasi minu probleemi juurde, siis probleem on see, et ma pean selle jaoks, et seda 1.20 maksta, pean ma võtma välja 5, kuna pangaautomaatidest ei saa väiksemat välja võtta. Pean ma võtma välja 5, mis tähendab seda, et ma pean selle jaoks minema eraldi pangaautomaadi juurde, mis tavaliselt, kui ma Nõmmet lähen, siis on kõige lähedamal on Nõmmel vist koha peal ongi, jah. Kõnnin sinna, võtan sealt 5 eurise välja ning siis lähen rongi peal. Kuna aga mõnikord võtta kuu lõpp, siis võib-olla ongi 15 euri arvel ja siis 5 välja võtta sealt, siis on jälle natuke raha sularahas ja natuke raha pangakaardi peal ja siis on niisugune arveldamine läheb sassi. Ja siis mõnikord ongi halvasti läinud, et jõuad rongi peale, avastad, et sul seda mündiraha ei ole, mida talle anda, et see 1.20 maksta ja siis lihtsalt
pöiad pihus, ootad ja loodad, et ta ei tule sinna juurde. Mõnikord siin läbi läinud saadki sõita tasuta Sauele, aga ühe või paar korda on ikka tekkinud siuke loll olukord ka, aga õnneks on klienditeenindajad olnud piisavalt mõistlikud, et öelda, et ära seda rohkem tee ning ma sellest olen püüdnud ka õppust võtta ja siis nad on mind lihtsalt ära lasknud. Aga mida mina nagu sooviksin või nagu loodaksin, et kunagi võiks ikka, kui teil nagu Elronil on niikuinii on kaugliinidel kaardimakse võimalus, siis miks ei võiks olla ka seda ka siis nendel lühematel liinidel või siis enamasti, mis mina sõidan, see Tallinn-Paldiski või siis Tallinn-Riisipere. Et mitte ma seda sinna lõpuni välja sõidan, lihtsalt need liinid sõidavad Sauele. Et võiks olla see kaardimakse, sellepärast, et ma saan aru küll, et linnaliinis seda kaardimakset kogu aeg teostada on ilgelt tüütu, aga enamus, nii palju kui mina rongiga sõitnud olen ja mina olen seda päris palju viimasel ajal teinud, siis ma olen ikka näinud, et enamasti tulevad inimesed rohelise kaardiga peale ning see käib lihtsalt kaart vastu, isikut tõendav dokument ja ongi korras. Aitäh teile, kena päeva ja minnakse edasi, et see võtab ainult tõesti paar sekundit aega ning et kui mõnel tõesti on vaja kaardi maksta, siis ei teki seda ajakulu minu meelest nii suurt. Et minu meelest jah, Elron võiks saada kaardiga maksta ka lühematel liinidel. Üks päev oli just hiljuti, kui ma läksin Sauele siis, või tulin Sauelt, siis minu taga istusid 2 meest või 2 noormeest, no minust veits vanemad, 20 lõpus keskel kuskil seal. Ja üks andis oma selle Elroni kaardi ära, kus ta oli raha peale pannud, see ütles okei. Ja siis teine ütles, et ta läheb samasse kohta, et ta maksaks kaardiga ja siis öeldi vastu, et ainult sula raha palun ja muud moodi ei saa. Ja siis tekkiski jälle selline loll olukord, et ta ütles, et tema enda rong, kes saab kaardiga maksta, aga nüüd siin siis ei saa. Ja siis tuligi välja, et tema enda rong on see, millega tema tavaliselt sõidab Elronis, on Tallinn-Tartu liin ja seal tõesti saab kaardiga maksta, aga lihtsalt nendes lühemates liinides tekib see probleem, et ei saa. Ja siis, aga õnneks siis ta sõbra käest sai selle vajaliku raha vist kätte ja vist lahenes see asi ära. Ma ei tea täpselt sellepärast, et ma jõudsin juba vahepeal sealt maha tulla, rongi pealt maha tulla. Nii et mina arvan, et võiksid Elronid lahendada selle probleemi lihtsalt, et väike kaarditerminal kaasas. Mis siis täna veel? Mis ma nüüd vahepeal teinud veel olen? Näiteks ma käisin üle pika aja üks päev jälle Ülemistes. Käisin Ülemistes ja läksin sisse ja siis enda üllatuseks või nagu mitte nüüd otseselt üllatuseks, aga jah, enda heameeleks ma nägin, et seal oli Samsungi mingi siuke ala või putka püsti pandud. Ja kuna mina olen nüüd paar nädalat uue Samsungi omanik olnud, kuna eelmisest telefonist sõitis auto üle ja ekraan oli siuke ämbliku võrk, et ise ka ei usu, siis ma kohe läksin muidugi vaatama, mis siis Samsungi seal alal pakutakse. Ja ma nägin seal seda wireless chargerit. See on siukene ketas, millel on siis väikene jalg ja siis sa paned selle laua peale ja siis selle ketta ise ühendada juhtmega siis sinna pistikusse ära. Aga muidu see wireless charger töötab siis niimoodi, et sa paned lihtsalt telefoni sinna kette peale, seal on niisugune väikene niisugune jõnks ka sees, et see telefon lihtsalt maha ei libiseks, et sa saad sinna peale toetada selle. Ja siis telefon hakkas laadima. Ja või kõigepealt ma nägin seda, ma teadsin, mis asi see on ja siis ma küsisin nende käest, et kas see töötab ka ja siis nad ütlesid täiesti, et jaa, loomulikult töötab ja siis ma kohe pidin ära proovima, siis võtsin telefonist taskust telefoni välja ja panin peale ning korraks ehmatasin, et näed ei töötagi, aga siis läks sekund mööda ja siis need hakkas töötama ja minu meelest mul oli telefonil circa 65% akut äkki. Hoidsin seal küsisin nende käest ka, et kas ma võin sinna korraks jätta selle. Jätsin selle telefoni sinna siis ja tuli tõesti selle mingi poole minuti jooksul, mis ma jõudsin seda hoida seal peal. Selle jooksul ma sain 1 või 2% kätte. Et see wireless charger või see
minu meelest see töötab siukse magnetilise mingi induktiivsuse põhjal või midagi sellist. Ja see peaks tegelikult olema väga kiire laadimine ja kuna uutel Samsungidel on enamasti fast charger'id ehk siis väga kiirlaadijad, siis see nendele kohe kindlasti alla jään. Näiteks mina tavaliselt, kui mul on telefon umbes 10% või midagi sellist, siis ma laen telefoni täis tund 40-ga vist. Mis minu arust on väga kiire. Muidugi ma ei ole siukest, minu telefoniks on muidugi S7 ka Samsungi, et mul ei ole ennem nagu nii kõrget äriklassi telefoni olnud, aga see tõesti üllatas mind, et see nii kiiresti ei suuda teha. Samuti olid neil seal kõrval olid ka need juba tuntud Samsungi VR-prillid, mis tegelikult mõnele meeldib, mõnele ei meeldi, minule meeldivad. Ma ise seda 60-70 eurot väga välja ei tahaks käia. Aga mul ei oleks selle vastu midagi, kui keegi need kingiks mulle. Näiteks, ma ei tea, jõulud on tulemas, mis nende vastu ikka olla saaks. Ma muidugi ei tea, kedagi, kes üldse teeks mulle 70 eurosid kinke. Aga mine sa tea, loota või vaata, lootus sureb viimasena. Et käisin seal ja minu meelest see oli siuke äge kogemus, selline VR-prille proovida ka, aga neil on alati on see üks ja sama siuke video käib seal. Sellepärast, et ma käisin mingi aeg tagasi Mektoris, seal Tallinna Tehnikaülikooli omas ja seal oli ka siuke eraldi Samsung Stage Room või midagi sellist, ehk seal kõik Samsungi juppe täis. Ja seal sai ka need prille proovida, aga seal olid samad videod, ehk siis seda ma juba ei näinud. Ikkagi need on ikka ägedad, aga lihtsalt ma oleks tahtnud võib-olla midagi muud näha. Aga ma arvan, et selle jaoks tuleb lihtsalt endale osta, et siis seda muud näha. Peamiselt olid seal ikka jälle telefonid väljas, aga eks see oligi siukene väike ala, kus siis demoti erinevaid Samsungi tooteid. Ma olen vaikselt hakanud, ma vanasti olin suht Samsungi vastu, sellepärast, et mulle ei meeldinud nende selline operatsioonisüsteem või see nagu välimus, kuidas nende operatsioonisüsteem välja näeb, see Androidi versioon. Sest teadagi igal Androidi telefonil, või igal firmal, kes Androidi telefoni teeb, nendel on oma lahendus sellest. Ja muidugi kõige siuke defaultim või siuke tavalisem, algsem lahendus on alati Google'i telefonidel endal, ehk siis kas siis Nexus või nüüd siis tuli välja see uus Pixel, millel on kuuldatavasti väga hea Androidi versioon sees. Praegustest telefonidest vist kas üks ainukestest või midagi sellist, kellel on siis kõige uuem Android 7.0.1 või 7.1, ei 7.1 veel ei ole, 7.0.1 jah. On see Samsungi või see Androidi versioon olemas. Aga kui ma nüüd selle S7 endale muretsetud sain, siis aina rohkem ja rohkem hakkab mulle meeldima Samsungi telefonide lahendus ja see, kui lihtsaks ja käepäraseks on tehtud telefon, kõik need võimalused, mis seal sees on. Ning tegelikult üleüldiselt hakkab mitte ei hakka, vaid muidu mul on Samsungi tooted, telekad ja kõik on vägagi meeldinud, aga telefonid olid just need, mis olid minu jaoks siuksed ennem oli HTC täitsa meeldis, kuid see kahjuks jah leidis oma manale tee. Rest in peace. Sa pidasid minuga kaua vastu, sa pidasid kõik kruusateed vastu, kus mööda sa lohisesid, kõik betoonseinad, kõik asfaltpõrandad, teed, isegi autorehvi koos autoraskusega, kõik pidasid vastu, aga lihtsalt lõpuks, kuna praegusel enamustel uute telefonidel on sõrmejäljelugeja, siis suudab sul sõrmejälge lugeda, siis minu autolt läbi käinud telefon juba võttis vaikselt vereanalüüse oma katkise ekraaniga. Ning see hakkas juba käest ära minema, nii et pidi selle välja vahetama. Aga üleüldiselt jah, Samsung on täitsa
täitsa tibens firma, mitte et nüüd oleks keegi hullult toetanud või sponsoreerinud Samsung mind, vaid lihtsalt ma täiesti omast kogemusest räägin, et Samsung on täiesti meelepärane praegusel hetkel. Mis ma veel tegin või mis mu veel meeles oli? Mul on täiega hakanud meeldima, ma üks päev nägin, tulin linnast töölt, ma isegi ei mäleta, mis ma tegin või miks ma seal linnas olin, aga tulin linnast töölt ja sõitsin siis sealt Hawaii Expressi juurest mööda sealt järvel, seal Pärnu maanteel ning näen vastu tulevad vilkuritega politsei, mingid eri värvides või siuksed, need mustad bussid ja need või tummehallid bussid, paar tükki, siis ma mõtlesin, et et kes nüüd tähtis inimene tuleb, siis ma nägin mingi kollased vilkurid tulid veel. Siis ma nägin, et suur vedu või see raske vedu või mis iganes see on, need sildid on. Ja siis sõitsid vastu. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kes nüüd tuuakse tõesti midagi väga salajast ja suurt ja rasket kuhugi lennujaama või midagi või sadamasse või, aga ei. Tuli rekka ja rekka taga oli megasuur kuusk. Ja siis ma sain aru, et näed, jõuluperiood on alanud ja ning see kuusk läheb Raekotta. Sest et Raekoja see platsi jõuluturg on avatud nüüd, millega seoses mulle meeldis see, et jõuluhooaeg on nüüd alanud ja kuna jõulud on mu lemmikpüha, siis ma lihtsalt nagu täiega fänn on kõike seda, mis sellega kaasneb. Sellega siis kaasneb just see sama Raekoja platsi kuusk, mis on iga aasta väga ilusasti kaunistatud, muidugi ja siis selle ümber olevad kõik need putkad ja see jõuluturg üleüldiselt, mille teeks isegi veel ilusamaks muidugi, kui oleks valge ja lumi ka maas, mida praegu on parem kui paar päeva tagasi, aga võiks ikka veits paremini olla. Aga ma uudistest nägin, et nad see aasta ei ole põhjapõtrusel. See on küll natuke pettunud, sellepärast, et need olid alati armsad seal jõuluturul ja neid sai seal sööta ja need olid reaalselt põhjapõdrad täiesti. Et see on kahju, et neid see aasta ei ole. Aga ma arvan, et ma ikka lähen sinna jõuluturule enne jõule veel kindlasti ja vaatan ka üle, mis seal siis pakutakse see aasta. Enamasti pakutakse seal ikka seda samu asju, aga alati on ikka hea meeleolu, kui sealt läbi käib. Samuti on ju tänavatele pandud jõuluvalgustused. Näiteks siin samas Valdeku ja Vabaduse ristil on pandud juba. Nõmmel oli üks esimestest, mida ma nägin, oli üks puu oli pandud täis tulesid. See tekkis selle hea tunda, et näed, Nõmmel juba jõulud on, kui mujal see meeleolu veel ei pruugi olla. Ning samuti ju poodides mängib jõulumuusika. Mis mulle täiega meeldib, on veel see ka, et poodides niipea kui ma nägin, et poodides olid need piparkoogid, need õhukesed, mis on siukses piklikus pakendis, hästi palju need seal sees, siuksed õhukesed piparkoogid. Need on alati iga aasta klassika, need peab olema kodus, need on vahest niisama näksida ja nosida. Ja samamoodi peab ju apelsinid kindlasti olema kodus olemast, et apelsinid on ühed lemmikud puuviljad, mis mul üldse olemas, mis üldse Eesti poodides saadaval on, sest et meil ju kõiki neid eksootilisi, kõiki neid ägedaid igasuguseid vilju ja marju ei ole. Siis, ja isegi kui on, siis on mega kallid, siis minu meelest see apelsin on see kõige mõistlikum lahendus sellele või siuke alternatiiv. Samuti on mis mulle veel jõude juures meeldib, loomulikult klögi, isegi kodus on praegu juba olemas, juba oleme joonud ka ja keedad seal soojaks ja siis lürbid seda siin, istud õhtul diivani ääres ja või diivani peal teleka ääres ja vaatad ja siis jood mõnusalt, sööd piparkooke ja jood klögi ja vaikselt naudid juba. Mõni ütleb, et natuke vara on novembri lõpus hakata juba jõule kaifima või hakata kaunistus üles panema, midagi sellist, kuid mina ei tea, mina pean lihtsalt hulludeks neid inimesi, sellepärast, et minu arust mida varem, seda parem. Okei, kuskil on kindlasti piir ja ma arvan, et see piir on kuskil. Mina näiteks see aasta alustasin 25. novembrist, hakkasin asju üles panema, ostsin endale veel jõulutulesid juurde, mul on kõvasti veel siin teha,
aga jõulukolmnurk kindlasti aknalaua peal juba. Päkapikud on laotatud mööda maja laiali. Küll neid piilub siin esikus riiete vahelt, küll neid istub arvutilaua ääres teleka taga. Eks nad vaikselt juba inflirteerivad siia mulle sisse. Aga kuuske ma ei ole veel toonud. Kuuse peab ikka tooma mingi 2 nädalat enne jõulu seda laupäeva. Sest muidu ta lihtsalt ajab nii palju okkaid ja siis ta näeb juba jõuludeks või jõululaupäevaks näeb ta juba siis nii nukker välja, et kuna mul ei ole siukest jalga, millele vett sisse saab panna, siis ta näeb jah siukene kurvakene välja kahjuks, siis aga küll ta tuleb. Ta sellest ei pääse. Samuti on ju üleüldine siuke, mulle meeldib see üleüldine meeleolu, et inimesed muutuvad siukseks lahkemaks ja heldemaks, mida aina rohkem jõuludele lähedamale jõuab. Üleüldine siukene, kuidas ma ütlen nüüd, siukene mõnus meeleolu, ma ei oska isegi seleta seda. Ja sellele muidugi annab kaasa kõik need telekasaated, näiteks need jõulutunnel, kus siis tänatakse kõiki neid või kogutakse raha annetuste jaoks ja vist on ka see Eestimaa uhkus tuleb veel, kus tänatakse kõiki inimesi, kes on teisi kaaskodanike aidanud ja need on alati nii hea vaadata. Teevad kohe seest siukseks heldeks. Aga samuti tuleb ju telekast ka nüüd juba paar aastat traditsiooniks muutunud asjad, nagu näiteks kindlasti nüüd juba see neljapäev 1. detsember algab Home Alone'i ehk siis Üksinda kodus. Ma isegi ei teagi, mis see, mitte triloogia, aga mis see siis pentaloogia või? Sest nüüd ju mingi eelmine aasta vist tuli välja see 5. versioon ka sellest, 5. osa ka sellest Üksinda kodus. Kuigi minu meelest Üksinda kodus, ma küll vaatan nad kõiki, sest et see on juba traditsioon, on mitu aastat minu peres. Ma küll vaatan nad kõik ära, kuid siiski minu arust kõige paremateks on jäänud ikkagist Üksinda kodus 1, 2 ja 3 veel siukene enam-vähem. Aga 4, kus uhke maja ja bla on, see on juba natukene liig. Aga kuna ta on ikkagist Üksinda kodus, siis ka halba asju tuleb nautida. Ja tuleb ju veel enne jõululaupäeva, vist 4 päeva järjest äkki isegi, tulevad ju kõik visahinged. Äkki tuleb see aasta isegi 5 tükki järjest, sest et ju 5. visahing on ka jälle klassika John McClane ja kõik muud halvad tegelased ka tema ümber. Et neid tuleb kindlasti vaadata. Ja siis loomulikult on erinevad jõulufilmid, kõik need Grinchid ja igasugused, kus on Preili ja Härra Santa ja mis iganes, ma isegi ei tea, aga neid on alati ja panna tagatastaks mängima, kui midagi toimetad, süüa teed või midagi. Ja siis ongi jõulutraditsioonid on, minul on see, et käid vanaema juures, sööd mega head seapraadi, ahjukartuleid, kuldsed ahjukartuleid, siuksed mõnusad krõmpsud veits ja mädarõigast paned juurde ja siis on hapukurk ja mis seal on see kõrvitsasalat on alati juures ja mu lemmik on muidugi peedisalat, millesse on juba mädarõigast sisse pandud ja siis ära segatud ja need peedisalatid kõht läheb tühjaks selle jutu peale juba. Aga jah, lõpus saad veel midagi magusat, vanema endast õunakooki või midagi ja siis veedad mõnusalt pereselt siis aega ja õhtul lähed koju ja siis tavaliselt enne neid jõululaupäeva päev enne või siis samal päeval oleme siis õhtul käinud surnuaias ka veel, pannud küünla kõikidele pereliikmetele, kes siis on kahjuks mingil moel meie seast lahkunud. Minu meelest see on niisugune väiksena, alati ma juba mingi aja peale tüdinesin ära sellest kõndimisest surnuaias ja siis ma istusin kelgu peal ja loopisin onupoegadega, lumepallidega ja püüdsime kuidagi lõbusaks teha seda asja, aga mida aeg edasi läheb, seda rohkem hakkad seda väärtustama seda,
seda aega, kus sa koos perega veedad niimoodi aega ja täidad ikka neid traditsioone, mis on juba päris mitu aastat olnud. Jah, nagu aru saada, siis on jõulud tõesti mu lemmikaeg ning see on niisugune, noh, ma isegi ei oska seletada, miks ta nii hästi mulle meeldib, kuid minu meelest see jõuludega on see asi, et mulle meeldib see periood, mis on kuni jõuludeni või kuni selle jõululaupäevani. Pärast seda, kui jõulud läbi on, siis noh, eks kaunistusasjad on ikka üleval, kuid siis see meeleolu kaob ka ju juba vaikselt hajub ära ja nii ta läheb ja siis tuleb uus aasta juba ja et ma pigem naudin just seda eelnevat perioodi, mis seal, või nagu seda aega, mis koguneb siis enne seda või mis käiab enne seda, kui siis tõelised jõulud või nagu jõululaupäev saabub. Ja sellepärast ma tahangi, mida varem, seda varem alustada nende jõulukaunistuste ja selle meeleolu loomise ja asjadega, sellepärast, et seda kauem saad sa seda aega nautida. Ja miks mitte nautida midagi, mis sulle väga meeldib. Nüüd me oleme täna päris pikalt siin vändanud juba erinevatel teemadel. Ma tõesti loodan, et Elron kunagi suudab parandada enda maksmissüsteemi. Ma loodan, et teie jõulud tulevad või teie jõuluperiood on ka väga, väga helde ja loodetavasti tulevad ikkagist valged lumed. Ning siia praegusesse minge kindlasti külastage ka Raekoja platsi jõuluturgu, vaadake, mis seal on, võtke sellest viimast, need, kes Tallinnas ei ela või praegu hetkel Tallinnas on, siis minge kindlasti vaadake, enne kui te Tallinnast ära lähete, vihje mõnele kursakaaslasele võib-olla. Ning olge mõnusad, lõppu veel lisame midagi, mida mina täna teada sain. Kas te teadsite näiteks, et see lõhn, vaata, kui sa oled just muru ära lõiganud, sobib praegu muidugi ideaalselt siia talvisesse perioodi meil, aga suvel, kui sa oled just muru ära lõiganud, ehk siis see lõhn, mis tekib sellest värskelt lõigatud murust, see on tegelikult see lõhn, mida need taimed või see taimestik vabastab endast, kui neil on nagu stressis või neil on tekitatud mingit sükest stressi olukord, ehk siis ongi see, kui sa muru lõikad, siis muru jaoks on see stress ja tänu sellele, kuna kõik roheline on ju elav organism, siis see eritab ka mingit lõhna. Naljakas, et me naudime midagi või meie jaoks on midagi selline, midagi lõhna, mingi asi on nii hea või sükse meeldiva lõhnaga, mis mõne teise jaoks on halb. Vot, aga ma tänan kuulamast. Tänast laulusoovitust ma ei oska praegu öelda paugust niimoodi, kuid järgmine kord kindlasti lisame ka laulusoovitusi lõpuni. Olge mõnusad, hea aeg.